õpetajad, põhikooli lõpetajad. Täna, 13. juunil on täis saanud jällegi üks aastaring ning Ladvipere kooliperel on põhjust pidulikuks koosviibimiseks väga ilusal suvepäeval. Täna annab selleks põhjuse 9. klassi lõpetamine ning üks lend on jälle omandanud põhihariduse. Ja täna te saate kätte seda tunnistava Eesti Vabariigi põhikooli lõputunnistuse. Põhikooli lõpetamisega olete te saanud Eesti Vabariigi seadustega kehtestatud kohustusliku haridusmiinimumi. Teie hariduste jätkamine sõltub nüüdsest eelkõige teie endi soovist, võimetest ja teie kodude võimalustest ning soovitustest. Oleme koos teiega läbi elanud ajaloo mastaape arvestades väga lühikese perioodi jooksul lausa revolutsioonilised sündmused. See on piltarvestav aeg, on ka meil Eestis toonud kaasa laulitavaid ja meie rahvakultuuri ja haridustaset madaldavaid tahke, nagu kuritegevuse massiline kasv, lokkav korruptsioon, erastamise sildi all ärastatakse rahvatööga loodud tootmishooneid, tehnilisi vahendeid ja muud varandust. Kõiki lubava äritegemise sildi all käib jõhker metalli, metsa ja muude riigi väärtuste väljavedu läände. Selle pinnal on tekkinud nõndanimetatud ärihaide klikk, kelle tegevuse põhiliseks tunnusjooneks on täielik südametunnistuse puudumine ning soov suruda enamusele eestlaskonnast peale vastuvõetamatu, kõlblusetu, materialistlik, primitiivne maailmavaade. Need ebakõlad on jätnud sügava jälje ka haridussüsteemile, kogu elanikkonnale, ka noortele. Kiratseva majanduse ja tühja riigikassa korral on koolil olnud praegu peaülesandeks ellu jääda. Ellu jääda nii otseses kui kaudses mõttes on kujunemas kodude erinev heaolutase ja elukäsitluse vastandlik tõlgendamine. Ka te ise, kallid õpetajad, olete lõpmatute probleemide meelevallas. Meie kui õpetajad mõistame seda, sest meie pole ainult mitte õpetajad, meid oleme ka ise lapsevanemad. Olete kõik selle end omamoodi huvitavad, võimekad ühel või teisel alal. Meil on raske orienteeruda ja leida üles elus need püsivad põhiväärtused, mida ei saa osta ei ühegi raha, ei ühegi valuuta eest. Ei saa osta püsivaid teadmisi, ei saa osta südameteadust, tõelist sõprust ja tõelist armastust. Teie hulgas on neid, kes on õppimises näinud tõsist töö tegemist. Väga vähesel määral on neid, kes pole oma ülesannetega nii hakkama saanud, nagu meie õpetajad ega vanemad on soovitud. Ka tänasel pidulikul päeval jääme me õpetajateks ja tahame ütelda teile seda.
Kristjan Kallas.
on alles ees pikk, käänuline, vaevarikaste tõusude ja ootamatute languste. See on elutee. Ja igaüks peab oskama eluteeks õigesti valmistuda. Põhikooli tunnistus on esimene näitaja, kuidas keegi hakkama on saanud ja mida tuleb edasi teha. Võib-olla just alles praegu te hakkate mõistma, kui palju on vaja veel õppida, vaeva näha, omandada eluks. Minu kui klassijuhataja suurim soov oleks teid sügisel siin uuesti näha tahtejõulisematena, sihikindlamatena, kaunitena, rõõmsatena. Ja et 3 aasta pärast oleks meil põhjust olla jällegi siin koos, et anda teile kätte juba Tavivere keskkooli lõputunnistused. Osad teist on aga valinud teise tee. Neile ma soovin kõigepealt julgust ja pealehakkamist, sest on ju raske selles eas minna võõrasse kohta, võõraste inimeste keskele. Olge oma tahtmistes järjekindlad ja ärge unustage oma Tavivere sõpru ning kooli. Nii me läheme, Vikerkaart väheke on meie kohal. Õnn ei seisa, ei püsi kohal. Valge pilvekild lendab, käies su kanna, ehk leiame endagi. Pedagoogid, lapsevanemad. Kuna elu on nii keeruliselt läinud, et selle aasta algusega on Tavivere vallavalitsus saanud Tavivere keskkooli enda haldusesse, siis lubage tervitada Tavivere vallavalitsuse poolt ja andke andeks, et te olite need kuud külmas, kus sellesama päevaga, kui anti üle, olid ka paagid tühjad ja andke andeks. Nüüd te seisate avatud väravad. Kool on ettekäeliselt sulle lahti lükanud rasked raudväravad, andes mõista. Mine. Kuid tegelikult on ka palju kavalam. Teeb teie ees lahti teed, aga samas seob teid köidikutesse. Nii seisabki silmitsedes igatsevat vabadust. Ise ahelates, mida te hoolimata kõigest ei soovigi purustada. Seisad avatud väravad, aeg on mind ja jääb. Astud aeglaselt läbi väravad, pöörad ümber, naerad rõõmsalt ja lepitad ja hüüad kooli. Praegu on suvi ning ma lähen puhkama. Aga kui sügis saabub, siis tulen tagasi, nagu alati, uute rõõmude ja otsustega. Tänan koolilõpetajad ja pedagooge veel kord tehtud töö eest. Mitte midagi ei ole elus püsivat, selle tõttu tuleb õnnelik olla igas hetkes ja igavesti. Saagu kallid lõpetajad teile naeratust sama vajalikuks kui söömine ja joomine. Ärge käige enam murelikult ringi ja kaasa öeldes veel nii palju, siiamaani oli teil kohustuslik haridus. Selle te olete omandanud, edasi peate saama omal jalal, ise valides. Kui tulete sügisel tagasi, me loodame, et see kõik nii läheb, et te saate siin sügisel uuesti õppida. Siis enam ei ole niimoodi. Antakse teile valge tunnistus ja teid kustutatakse nimekirjast, kui te ei püüa. Te peate rahuldavalt edasi õppima. Et jõudu teile ka siia siis tagasi tulekuks
ja buss kandikud koos pähklitega, mida ta jagab teistele õpetajatele ka. Tahti lilli või? Ai, Noh, tolm. no. Pakollesse. See lõputulus ära. Kus ma olen? Ma olen kuuliti. Lasimine pärast käib, jah? Las tihti läheb, teised tulevad. Mida pildist jõuast hakkab? See on ainult muusika ja tööõpetus. Ma ei tea, seda auto kätte.
no mina ei tea, ema käes.